Praegu Eestimaa talvel ei tea ilmselt ka ilmajaam mitte, kui palju lund tuleb, kuid kui see lumi ükskord juhtub tulema, siis päris kindlasti mingil hetkel kipub ta ka katustelt alla libisema. Ja kui ta alla tuleb, siis võib õnnetus tekkida. Ja kuidas neid õnnetusi vältida? Astusin sisse Ruukisse, et asja täpsemalt uurida. Esmane turvavarustus, mis katusel peaks olema, on lumetõkked, et takistada lume allalangemist katuselt. Päris tihti kohtab seda, kus tahetakse ja mõeldakse, et alguses raha ei jätku, et paneme hiljem. Kuigi mõistmata seda, et hilisem paigaldus läheb topelt kallimaks tegelikult. Ja selle aja peale, kui need lumetõkked saab ükskord paari aasta pärast paigaldatud, võib juba olla õnnetus juhtunud. Hetkel seadusest tulenevalt peab katusel olema kindlasti ka kohtkindel redel ja käigutee korstna teenindamiseks korstnapühkijale. Aga nüüd, kui me juba siin teie juures oleme, siis praegu talv on see plaanipidamise aeg. Mis räägiks nüüd pleki poolt? Mis on need pleki plussid, kui inimesed praegu telerit ees otsustavad ja peavad plaani? No esmane plekkate pluss on see, et tema kergus, lihtne paigaldus. Ja hetkel on ka lisandunud uus nii-öelda elektrit tootev katus Roofit Solari näol, kes paigaldab Ruuki valtsprofiilile elektrit tootva päiksepaneeli integreerib ja klient saab kaks asja ühe korraga. Kui kellelgi meie vaatajatest tekkis kohe mõte, suvel teen selle ära, siis millal oleks õige aeg alustada? Paljudel inimestel mõeldakse, et talvel katust ei tehta. Tehakse ikkagi tänapäeval katust talv läbi aastaringselt. Ja paljud katused, eriti veel renoveeritavad katused, on talvel miinuskraadidega palju turvalisem katust vahetada kui suvisel ajal, nii-öelda vihmaperioodidel. Ja lõpetuseks tahaksin näidata teile Ruuki ühte populaarsemat toodet. Siin on all väga kvaliteetne heliisolatsiooni kiht, siin on valsi põhjas tihendid, nii et seda materjali saab paigaldada isegi 6-kraadise katuse kaldenurga puhul, kusjuures on ka veel uuemad, moodsamad tooted, nii et igal juhul tasub siit läbi astuda, toodetega tutvust teha ja siis alles hakata valikute juurde jõudma.